Kahju, et Fredi siin praegu ei ole. Aga nüüd ma palun, et lõpetame kiikumise ja alustame loodussõprade kokkutuleku nii-öelda ametliku osaga. Kas minu hääl on kuulda kiikujatel? Mõjus, väga hea. Head looduskaitse seltsi liikmed, loodussõbrad, praegu meid ilm veel hoiab ja jätkame siis meie suvist kokkutulekut siin Hiiumaal ja Kassaris. Siinsamas Kiigelplatsil 67. aastal oli meie kokkutulek ja ka Maie pani välja ajaloolisi pilte ja see maastik nägi veidi lagedam välja, aga neid saate pärast vaadata. Aga nüüd ikkagi, enne kui me läheme pikale ekskursioonile, on meil üks tund aega sellist nii-öelda asjalikumat juttu ka, kus natuke räägime üldse, kes me oleme ja siis meie retkejuhid ja Hiiumaa head tundjad annavad lühiülevaate sellest, kus me oleme ja viited ka sinna, kuhu me siis oma pikal ekskursioonil läheme. Kõigepealt aga ma palun siia taas Marko Pomerantsi, meie keskkonnaministri. Tal on meile jutustada üks lugu. Tere hommikust, inimesed! Jätkame siis selle hea tooniga, mis eile õhtul pooleli jäi, et see mamma etendus minule tõi veel uusi lugusid meelde, et ka minu vanaema Ella, muideks, Ella oligi Ella, oli suitsetaja aga selle vahega, et mina ei tea, minu jaoks oli ta suitsetanud kogu elu ja kui ma olin vanemaga ühes toas elanud juba suurem osa oma lapsepõlves, siis otsustas minu ema, et lapse tervist tuleb hakata nüüd säästma ja see seisnes selles, et filtrita sigarettide Prima asemel hakkas ta siis vanaemale või oma emale ostma Bulgaaria filtriga sigarette. Aga siin ma olen ja ise pole suitsetama hakanud, kuna tundub, et olen osalenud selles protsessis juba oma elus piisavalt. Et teie ette tulla ja mitte siis rääkida teemal, et mul on nii hea meel, et ma siin olen ja teil peaks ka olema hea meel, ma mõtlesin, ma süvenen sellesse tänasesse hommikusse põhjalikult. Ja nüüd ma käin teie eest ühe tiiru läbi, et te aru saaksite natukenegi, millest ma räägin. Ma tean, et Jaan Riis saab juba aru, sellepärast ma eile talle ütlesin, millest ma räägin ja ta ütles, et tegemist on geniaalse teosega. Et minu käes on üks tõmmis ühest maalist, mida ma olen ise täiendanud, et ma ise käin ühe väga kiire ringi teie ümbert läbi, et te saaksite aru, mis on pildi peal, te ei näe seda. Aga võta see mikrofoni ja saad kõndida, rääkida korraga. Nii, et tegemist on siis ühe maaliga, mis, ärge neid minu sirgeldusi vaadake. Nii, et ma ütlen, mis selle pildi peal on. Et tegemist on ühe maaliga, mis väidetavalt on siis Eesti Looduskaitse Seltsi maalikogus. Ja ma ei tea, kas selles maalikogus veel on maale, aga tegemist on, sinna ma ka jõuan, mis seal peal on. Aga tegemist on ühe Looduskaitse Seltsi auliikme teosega. Ja kust ma siis neid häid mõtteid ammutan, et tegemist on siis Aavo Kokka ja Andres Eilarti raamatuga, Pintsliga tõmmatud Eesti. Te võite pärast seda vaadata, ärge muretsege, kui te kõik ei suutnud nüüd nüansse jälgida, kuidas värvide mäng on. Aga tegemist on jah sellest Pintsliga tõmmatud Eesti raamatust leitud maaliga ja selle maali on siis joonistanud või maalinud Juhan Muks, kes on siis Looduskaitse Seltsi auliige. Ja maalil on kujutatud Olustvere park. Ja see Olustvere park siis saigi minu jutu selliseks põhjaks, et kui püüda Eesti Looduskaitse Selts panna kuhugi maastikule, siis võiks olla mõni näide. Ma mõtlesin ka Väino Parise
Kassari ranna peale, mis on samuti selles pintsliga tõmmatud Eesti raamatus, et see oli selle helge ja värviline pilt ja ilus ja võib-olla oleks Kassarile omane, aga mulle tundus, et Juhan Muks on õigem. Ja nüüd ma panen selle pildi korraks käest ära ja raamatu kaenla alt ka ja võtan ette oma ettevalmistatud teksti, et mul nüansid käest ei läheks. Ja lugu ise on järgmine. Eesti Looduskaitse Selts Eestimaa keskkonnaorganisatsioonide maastikul Juhan Muksi maali Olustvere park näitel. Katsugem kokku panna ühe maastikumaali kompositsiooni, millel keskkonnaorganisatsioonid tänases Eestis. Olgu teistega, kuidas on, aga arusaadavatel põhjustel peab sellel maalil olema koht Eesti Looduskaitse Seltsil tänavusel jubilaril. Et ülesanne väga abstraktne ei oleks, valin kõigepealt välja ühe tuntud Eesti maastikumaali. Miks siis mitte kasutada kunsti kui võimalikku lähenemisviisi, sellepärast et olid ju ka kunstnikud Eesti Looduskaitse Seltsi loomise juures. Ja nii nagu ma juba põgusalt rääkisin, koheselt tekib ju küsimus, millist teost valida. Kas valida Hiiumaale kummardust tehes mõni saaremaastikest, nagu ma ütlesin, Väino Pariselt on olemas väga helge töö Kassari rannast, või otsida parem seost Eesti Looduskaitse Seltsiga. Ja nii ma siis Juhan Muksi tööni Olustvere park jõudsin. Mis saavad olla ühte parki kujutaval teosel? Et ilmselgelt on tegu siis sellise olukorraga nagu, kes on näinud sellist telemängu nagu Rooside sõda? Jah, et seal siis küsitakse, et rahvas arvab ja mis on kõige populaarsem vastus on ju. Ja kui küsida, et mis on ühel maalil, mis kujutab parki, siis rahvas arvab puud, õige, et puud ilmselgelt on selline kõige populaarsem vastus. Ja loomulikult võib olla veel õigete vastuste hulgas näiteks veesilm, ma ei tea, 12 korda selle saate näitel või hoolsasti niidetud lagedamad või vastupidi liigirikkamad platsikesed. Julgen pakkuda, et Muks on oma maali teinud kusagil septembrikuus, sest lehed on küll puus, kuid juba viskab kõvasti kollast. Kes sellele pildile peaks pääsema? Looduskaitse Seltsiga on asi selge, pääseb ja vist juba tean ka kuhu. Eesti Loodusuurijate Selts, aga veel Eesti Roheline Liikumine, Erakond Eestimaa Rohelised, Eestimaa Looduse Fond, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Pärandkoosluste Kaitseühing, Eestimaa Ornitoloogiaühing. Mõelda võiks edasi. Ega ma seda organisatsioonide hingeelu nii hästi ju ei tea ka, et kas nad üldse ühele pildile mahuvad. Nii pole ju näiteks Eesti Looduskaitse Selts Eestimaa Keskkonnaühenduste Koja liige, kuid suur osa minu nimekirjas olijaid on. Ütlen, et see pole üldse oluline. Kriteeriumina. Samas on Eesti Looduse andmetel, tsiteerin Helen Alumäed, Eesti Looduse toimetajat, Eesti Looduskaitse Selts ainukene keskkonnaorganisatsioon, kes omal ajal Euroopa Liiduga liitumist toetas. Täna ilmselt pole keskkonnaorganisatsiooni, kes mingil moel poleks Euroopa maksumaksja vahendeid oma eesmärkide elluviimiseks kasutanud. Ja kas partei üleüldse kõlbab pildile? Olles ise tegev nii ühes tavalises kodanikuühiskonna organisatsioonis kui ka selles teises, siis ütlen, et sobib ja üleüldse mina panen selle maali kompositsiooni kokku. Nagu te aru saate, pole mu nimekiri kõike hõlmav, aga ega Muksi maal kogu Olustvere pargis nähtavat ka kajasta. Muksil polnud trooni ka käepärast, pani Molberti paika ja maalis ja seda veel pilvesilmaga. Kui Muksi maali taevast vaadata, siis tekib mõte, et oleks ikka pidanud Parise Kassari juurde jääma. Jään Muksi juurde. Natuke sünge, aga ka kulde. Pealegi on park pärandkultuuri osa või kultuuripärandi osa. Asi, mis Eesti Looduskaitse Seltsile on alati tähtis olnud. Ja eks tuleb tõdeda, et Eestimaa kontekstis ongi Looduskaitse Seltsi puhul tegu väärika organisatsiooniga, kuigi Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Ornitoloogiaühingu vastu vanusega ei saa. Hakkame siis neid seltse ühiselt pildile laduma.
Esiplaanile muru rolli paigutan pärandkoosluste kaitseühingu. Liitmine on nende rida. Taamale taeva rolli jääb Eesti ornitoloogiaühing. Vana organisatsioon ja linde kujutatakse ikka taevas. Populaarsuselt teine vastus oleks vee peal, mida me ka täna siis nägime. Ja kui nüüd darwinismist eemalduda, siis kõigepealt lõi Jumal taeva ja maa, ülejäänud asjad pidid niikuinii Hiinas tehtud olema. Seega Eesti ornitoloogiaühingule väärikas koht sellel maalil Olustvere pargi taevas. Eesti roheline liikumine peaks ka miskit rohelist olema või kuidas. Ja tema saab sellel maalil siis platsi veesilma taga, pildi vasemal servas. Eestimaa Looduse Fond peaks olema tegelikult kusagil põõsarindes, umbes nagu Sarapuu. On teine aga oma 25 tegevusaasta jooksul suutnud saavutada positsiooni, mis veidi suurem kui Sarapuule kohane. Valin pildi keskel oleva rohelise, kuid korraliku võraga puu. Küllap seal ka mõni õõnsus leidub, kuhu Eestimaa Loodusfondi lemmikloomad varjuda võiks. Loodusuurijate selts on nii vana ja väärikas, et kuldne sobib tema kujutamiseks igal juhul. Pealegi, eks ta oma tänases kontekstis rohkem taustal olegi ja seltsi liikmed teostavad need kümnetes erinevates teistes organisatsioonides. Erakonna paigutan tiiki. Mitte tahes tuua paralleeli poliitikamaastikus kui sumbunud konnatiigist, vaid sellest, et eks selle erakonnaga parasjagu nagu on. Aga vahepeal on nina vee peal ka. Pealegi võiks Eestimaa erakond Eestimaa rohelised kusagil rohelise liikumise lähedal olla, sest sealt ju need poliitika huvilisemad loodussõbrad oma iseseisva tee leidsid. Viimasel momendil otsustan koha leida ka Eestimaa Loodushoiu Keskusele. Tegu on organisatsiooniga, kes veeelustiku käekäiku on palju praktilist toonud. Nemad on leidnud tee vee äärde. Pildi paremas servas on üks suursugune puu. Selle puu jätan sümboliseerima Eesti Looduskaitse Seltsi. Oletame, et see on Pärn. Tegelikult ma telefonitsi konsulteerisin, saatsin seal Olustvere pargi juhataja tütrele pildi telefoniga ja nad ütlesid tõesti tegemist on Pärnaga. Harilik Pärn on väga hea meetaim. Pärnõiemesi on maailmaturul metest üks hinnalisemaid. Nii maitse kui raviomaduste poolest loetakse seda sorti mett parimaks. Üks suur pärnapuu võib paari nädalase õitsemisajaga anda 12 kilogrammi mett. Praegu käibki Olustvere pargis vilgas elutegevus. Nagu me teame, saadi Pärna koore alumisest kiist niint, mis oli vanasti Eestis üks parimaid looduslikke sidumisvahendeid. Vaadates täna seda rahva hulka, näeme, et seob tänini. Pärna alla jätsin ruumi Tartu üliõpilaste looduskaitseringile. Kuigi Eesti mõistes vana ja väärikas, siiski igal ajal noorte inimeste värk, las vaatavad vanadele alt üles. Guugeldades leiame, et tänapäeval ei ole harilikul Pärnal suurt majanduslikku tähtsust, sest teda leidub vähe, kuid ta on tähtis ilupuu. Reostunud õhku talub hästi ja sellepärast kasvatatakse teda palju linnades. Millist rolli tänases Eestis võiks endas kanda Eesti Looduskaitse Selts, see on liikmete kätes. Kui me nüüd vaatame Eesti maa keskkonnaküsimusi aastatel 1966 ja 2016, et mis siis on see põhierinevus? Et kui täna teil tuleb vestlusring lõkke ääres, siis ma annan omalt poolt ka väikesed juhatavad sõnad. Ja kui seda kahe sõnaga püüda selgitada, siis see põhierinevus on selles, et selline sõna nagu eraomand või eraomandi olemasolu iseloomustab aastat 2016 ja ei iseloomustanud seda kokkutulekut, mis toimus siin 1967. aastal. Kui te veel soovite rohkem märksõnu õhtuseks debatiks, siis kindlasti üks selline arutelu koht on elurikkuse tähtsuse mittetunnetamine. Ma ei ole oma elus kohanud inimest veel, kes suudaks seda väga lihtsalt seletada nii, et lihtsalt on võimalik seletada, aga sellest ei ole võimalik aru saada. Nii et see on üks suur probleem, mida mina oma igapäevases töös pidevalt tunnetan. Ja selles suhtes kõik, kes on head, teie roll on piiritu, sellepärast et see puudujääk on tohutu. Kindlasti aastat 2016 iseloomustab ka väga erinevate huvide rohkus. Võtame kas või
kogu selle debati, mis seondub Hiiumaa rannikumerega, et teemade rohkus, transport, kunagi keegi ei mõelnud, et see võiks olla mingisugune tohutu keskkonnateema, täna on selleks täitsa eraldi organisatsioonid, kes tegelevad keskkonnasõbraliku transpordiga. Oluline on ka meeldib ei meeldi kategooriates sügavamale minek, kus analüüs aitsaks. Aastal 2016 me kohtame ka sellist asja, kus me räägime siin Eestimaa looduskaitse seltsi näitel kultuuripärandi ja siis loodushoiu ühistest ühisosast. Mina olen näinud oma silmaga kirja, kus muinsuskaitseametnikud hoiatavad kultuuriministrit, et objekt tuleb võtta muinsuskaitse alla, päästes teda looduskaitsjate eest. Palju õnne, tegevusruumidel jätkub. Nagu ma ütlesin, pildiotsingul sain abi Aavo Kokka ja Andres Eilarti, kes on ka siin pintsliga tõmmatud Eestist. Edu ja tervist teile! Pilti võite pärast uurida siin. Suur aitäh Marko Pomerantsile ja kui me juba Juhan Muksi ja nii-öelda kunstiteemadega alustasime, siis ma annaksin sõna kohe Andres Eilartile, sellepärast et ta lühike ettekanne jätkab just seda sama rida, nimelt ta avab praegu meie ees näituse. Ole Andres. Ja mina vahepeal annan Jaanile üle siis minu mugavdatud Muksi. Ole lahke. Hüvad seltsilised, austatav minister, kes võttis ära minu originaalse plaani läheneda täna kunsti kaudu ja tegi seda esimesena, aga väga vahvasti. Et nagu Jaan sissejuhatuses tegi, siis ma olin tegelikult kimbatuses, et mida rääkida rahvale, kes juba niigi teab peaaegu kõike. Ja siis ma otsustasin, et ma teen sellise 2 pildi näituse siin minu selja taga on näha, ma arvan, söögipausi ajal on võimalik lähemalt seda valikut uurida. Tihtipeale tehakse ka ju 1 pildi näituse, me tegime 2 pildi näituse. Ja ma püüan nende 2 pildi kaudu siis Jaan Riisi palvel lahti pisut rääkida või välja tuua sellised mõned ühenduspunktid Kaljopõllu, Hiiumaa juurtega, Eesti Looduskaitse Seltsile väga tähtis kunstnik Kaljopõllu ja Jaan Eilarti omavahelised sellised kokkupuuted. Selle pildi tegi Kaljopõllu aastal 1972. Esimene rida näeb, eks siin on ühe mehe portree. Kas esimene rida oskab öelda, kellega on tegu pildi peal? Ma arvasin, et teil on väga raske rääkida rahvas, kes teab praktiliselt kõike. Jaan Eilarti portree. Selle pildiga on paar naljakat lugu. Selle pildi nimeks pani Kaljopõllu esialgu bioloog Jaan Eilart. Mõtles veidi, tegemist oli äärmiselt põhjaliku inimesega ja otsustas ümber. Kustutas selle maha, need kustutuseljed on muide näha siin selle pildi peal. Väga vähe on üldse sellised valmis kunstiteoseid, kus on näha sellist korrektuuri. Kustutas selle maha ja pani uue nime. Loodusteadlane Jaan Eilart. Mis siin pattu salata on natuke tabavam küll, kui võtta Jaani tegevus kokku. Nüüd, kui tähelepanelikult veel seda pilti vaadata, siis tuleb välja, et Jaan Eilart on seal peal täiesti paljas, täitsa alasti. Ma arvan, et nii kui söögipaus tuleb, kõik tahavad vaadata, milline paljas Jaan Eilart oli. Ta on täiesti paljas, et Kaljopõllu eesmärk oli näidata sellist looduslähedust, naturaalsust. Ja eks osalt ka sellepärast
kujutas ta Jaani sellise looduslapsena ja ka sellepärast muutis ta lõpuks selle pildi nime ära, asendades või tuues mängu sõna loodus. Ma tõstan nüüd teise pildi peale, et siis saame sellest rääkida. Annan 2 vihjet ja küsin kolmanda osas vastuse. Tegemist on aastaga 1968 ja pildi autoriks on jälle Kaljo Põllu. Mis on pildil? Hüva, see küsimus esimesele reale praegu, jah. Et tegemist on Tamme-Lauri tammega, Eesti kõige jämedam puu. Et kui eelmine pilt oli selline teadaolevalt ainus, peaaegu aktimaal Jaanist, siis see pilt on selline natukene tõsisem akt versus puu, eks, teljel. Selle pildi kinkis Jaan kunagi minu vanematele. Need olidki 60. aeg oli 60. lõpp. Ma olen selle pildiga koos kasvanud. Ma olen leidnud selle pildi kaudu üles nii Jaani erinevad käigud kui ka Kaljo Põllu erinevad tegemised. See on mulle hästi oluline pilt. Tamm tervikuna on samamoodi ju meile kõigile teada, et on hästi oluline looduskaitse tähenduse ja tähistamise seisukohast, et kui me vaatame kas või Eesti Looduskaitse Seltsi logo siinsamas telgi seina peal, siis tamm on ka selle koostiseks. Jaan oli, onu Jaan oli see mees, kes sikutas mind mööda Eestit ringi käima ja Urvaste kant oli üks esimesi kohti, kus me saime käia koos ja Jaan veel enne, kui me olime kohale jõudnud ja mina teamata, et kuhu me jõuame, ütles, et kui me kohale jõuame, siis püüa seda puud kallistada, püüa tast ümbert kinni võtta. Mõtlesin, milles küsimus. Kohale jõudes ei tulnud välja midagi. Ja Jaani tegevuses on üldse tammed, kaasa arvatud Tamme-Lauri tamm, mis ei ole juhuslikult 10-kroonise rahatähe peale omal ajal jõudnud, äärmiselt olulised. Tähistamaks siis sellist eestlaste juurte juures olemist, juurte mäletamist, eestlaste sitkust. Et äärmiselt oluline motiiv, mis on Kaljo Põllu teosele siin kõrval jõudnud. Mul on Tamme-Lauri tamme enda ka üks lugu veel, et eelmisel aastal me käisime perega seal tamme all, püüdsime uuesti kallistada, seda ümber kinni võtta, ei tulnud ikka hästi välja, ei saanud päris ümbert kinni võtta ja leidsime sealt tamme alt 2 tõru. Kes on käinud, see teab, et tõrusid leida on praktiliselt võimatu. No ei ole, kõik on kadunud. Ja istutasime need Kesk-Eestisse Võidulasse enda maakodu hoovi maha, et nad jääksid meenutama seda lugude rägastikku ja sirguvad päris tublisti praegu, et 2 Tamme-Lauri tõru on praegu Kesk-Eestis Vändra metsade lähistel, millest Jaan on päris palju kirjutanud Kurgjast kuni Vändra massiivideni välja ju. Kaljo Põllu poeg on mulle osundanud, et Jaan ja Kaljo Põllu olid omavahel hästi tihedas kirjavahetus, mis ei olegi ju mingi üllatus, nad olid omavahel
äärmiselt suured seltsilised, võtsid palju asju koos ette, mõned asjad jäid tegemata võib-olla, mis oleks äärmiselt tore olnud ära näha, kas või Eesti erinevate maastike kaardistamine süsteemselt, Eesti oluliste paikade näitamine pildis ja tekstis. Aga üksjagu asju sai ju tehtud ka ja Kaljupõllu kindlasti oli üks nendest, kes Eesti Looduskaitse Seltsile tähendas hästi palju, kes Eesti Looduskaitsele tähendas hästi palju, vastates Jaani palvele oma meediumite, oma võimaluste piires kaitsta loodust, mida siis kultuuritegelased tegid, kes sõnas, kes pildis. Pikk lause oli, alustasin sellega, et Kaljupõllu poeg osundas mulle seda, et mitte ükski kiri Kaljupõllule Jaani poolt lähetatuna ei kandnud nime, allkirja. Mitte ükski. Võib-olla mitte ükski on nagu praegu liiga võimendatud, aga ta ei tavatsenud alla kirjutada. Mis mul oli täiesti ootamatu, sellepärast, et Jaan kirjutas alati oma nime alla. Kes vähegi neid kirjavahetusi on näinud ühel või teisel kujul, ta kirjutas alati alla. Ja mida see võib tähendada? See tähendab suure tõenäosusega seda, et kuivõrd head sõbrad olid Kaljupõllu ja Jaan Eilart oma vahel, kui intensiivne see kirjavahetus oli. Kui me täna e-kirju saadame, siis on ka tihti peale niimoodi, et esimesele kirjale kirjutame alla Andres, järgmisele kirjale võib-olla pane A-tähe veel, kolmandale ei pane enam midagi, eks. Selle intensiivsusega on see võib-olla võrreldav. Minu jaoks täiesti ootamatu. Sedasi jah, et keda huvitab, siis 26. augustini on Türi kultuurikeskuses, mis on nii mulle kui Jaan Eilartile äärmiselt oluline linn olnud. Üks näitus minu väiksest kogust, kus on päris oluline osa pühendatud Kaljupõllule ja seal on muide näha ka Kaljupõllu 1966. aasta pilte, ehk siis see aasta, mis meid on täna siia Kaljupõllu ja ka Eesti Looduskaitse Seltsi mõnes mõttes sünnimaadale toonud. Suuremad tänud ja vahvat nädalavahetuse jätku. Kuule, see ongi. Nii, hääl tuli kenasti tagasi. Nii, ma tahtsin rääkida veel mõne momendi siia Andrese loo juurde. Seltsi kogus on meil üks huvitav pilt, foto, kus Jaan Eilart istub, selg toetab vastu Tamme-Lauri tamme ja ta loeb raamatut. Minu arvates see on kõige parem foto, mis on Eilartist tehtud. Ja veel üks asi, kui sa nüüd Andres meenutasid, et sa võtsid need Tamme-Lauri tamme tõrud ja panid sinna oma kodumaile Võidula kanti sinna Kurge lähedale, siis ei saa ju nimetamata jätta, et just mõned päevad tagasi me tähistasime ju Karl Robert Jakobsoni 175. sünniaastapäeva, nii et tänavu on üldse juubelite rohke aeg. Ei räägi pikalt, sellepärast, et meie üks mõte siin Hiiumaal olla on Hiiumaad tundma õppida. Ja sellepärast ma palungi, et enne kui me läheme pikale ekskursioonile, meie saame väikse ülevaatega, kus me tegelikult oleme. Et saame nii eessõnad ette ja ma palungi kõigepealt Toomas Kovkovkini siia teemat alustama, siis tuleb Helgi Põllo ja Tiit Leito ja Kalle Suure veel täiendavad. Kõigepealt siis Toomas Kovkovkin, ole hea. See saab siia rääkida. Tervitus. Tervitan teid kõigepealt Hiiumaa muuseumi nimel. Kahju, et täna hommikul ei saanud muuseumi külastada, ma kindlasti kutsun teid Kassari majja, muuseumi majja, mis on siit mõnesaja meetri kaugusel järgmine kord. Praegu seal on üleval paar väga huvitavat merega seotud näitust ja mereinimestega seotud näitust. Teine põhjus, miks tervitada teid muuseumi poolt, on see, et muuseum saab järgmisel aastal 50-aastaseks. Hiiumaa muuseum saab 50-aastaseks. Nii et juubelid tulevad järjest
ja võiks mõelda, et kui huvitav aeg oli see 60ndate keskpaik ja 50ndate lõpp Eesti looduskaitses, lisaks sellele, et vist ka minister on umbes samast ajärgust, siis oli ka muid looduskaitselist olulisi sündmusi tollel ajal ja see võis väga huvitav aeg olla ja seetõttu vist tekkis nii selts kui ka Hiiumaa muuseum, et oli eriline aeg. Nii, aga mitte muuseumist ei pidanud ma rääkima, vaid Jaan palus, et ma räägiksin kiiresti ülevaate Hiiumaa loodusest. Ja kui ma mõtlesin, millest rääkida, siis sain ma aru, et Hiiumaa loodusest rääkida teile mõtet ei ole, sest et siin ei ole mitte midagi erilist. See Hiiumaa on üks väga tüüpiline, tavaline Lääne-Eesti madaliku piirkond, kõrgust kõigest 68 meetrit, pindala 1000 ruutkilomeetrit, Ordoviitsiumi siluri paekivil olev tegelikult hilisjaaegsete setetega kaetud saar, siin on nii viirsavi, moreeni, kruusa, liiva ja lõpuks on siin kasvavad täpselt samasugused metsad nagu nii Lääne-Eesti madalikul naabersaartel kui ka näiteks Öölandil või Gotlandil. Ja elustikus ei leia siin ka mitte midagi erilist. Nii et isegi tekib mõte, et kui hakata niimoodi looduskaitses või loodusteaduslikult lahkama seda meie Hiiumaad, siis tekib küsimus, miks üldse oli vaja esimeseks kokkutulekuks siia tulla ja miks teie üldse praegu siia tulite. Ja kui edasi mõelda, siis selgub, et tegelikult on Hiiumaa üks väga huvitav piirkond. Siin on väga erilisi asju, mida puht esimeses lähenemises täiesti loodusteaduslikult analüüsides ei suuda eristada. Ja kui te olete kokku puutunud süsteemide teooriaga omal ajal, siis öeldi ju, et süsteem on oma komponentide summa pluss midagi veel ja seda midagi veel, seda kunagi eriti ei defineeritud, mis asi see on. Nii on ka Hiiumaa puhul, et see on siin olevate loodus- ja inimtekkeliste komponentide summa pluss midagi veel. Ja just see midagi veel on see, mis ilmselt on huvitav. Ma ei väida, et Hiiumaa on täiesti eriline paikkond selle midagi veeli poolest. Kindlasti on täpselt samasugused erilised ka Vooremaa, Haanjamaa, Alutaguse, Saaremaa isegi. Aga mis on see midagi veel? Ja siin saare peal elades olen ma jõudnud üha järjest veendumusele, et see on siiski inimene ja inimese loodud maailm. See, mis ilma inimeseta siin oleks palju igavam. Ja nüüd selle inimese mõtte sisse toomisega jõuan ma ka tuntud programmini Inimene biosfäär, mis on UNESCO programm ja mille osa Lääne-Eesti saarestiku biosfääri ala on juba 26 aastat. Ma väga loodan, et looduskaitse seltsi liikmed teavad, et nad paiknevad muuhulgas ka biosfääri alal, biosfääri kaitsealal vana nime järgi. Ja programm Inimene biosfäär, nagu te kuulete, ongi see, kus inimene ja loodus on koos. Ja ma usun, et Hiiumaa pakub just selle koha pealt väga huvitavat vaatamist. Ma ei tea, kas te bussiaknast seda kõike näete, sest et buss sõidab tavaliselt mööda suurt maanteed, kus on kahel pool mets, aga keerates kõrvale ja kohalike inimestega vesteldes ja vaadates, kuidas asi siin tegelikult ja päriselt käib, siis avastate, et tõepoolest inimesega seotu, need legendid, need jutud, olemised on need, mis teevad selle paiga eriliseks. Ja isegi kui me inimese ära võtame, nüüd ma lähen võib-olla natuke müstikasse, mida ma ise ei usu, aga te ju teate, et siin kõrval on mingisugused kuulsad energiasambad ja samas võiks arvata, et Hiiumaal töötades, ma olen siin töötanud nüüd juba üle 25 aasta, üha rohkem tunnen ma seda, et kuidas Hiiumaa määrab, mida tuleb siin teha, kuidas Hiiumaa mõjutab mind. Mina ei saa Hiiumaad mõjutada, proovin, aga mul see ei õnnestu, aga Hiiumaa ütleb, et sa pead nii olema ja nii tegema. Et siin mingisugune koha vaim ja koha jõud ja see ongi see midagi veel, mida ma tervitan teid ja kutsun vaatame avastama selle lühikese sõidu jooksul. Aitäh! No nii, ja nüüd ma palun, Helgi Põllo jätkab. Tervist!
Toomas alustas väga ilusasti sellega, millega minagi mõtlesin, et loodus on väga-väga tähtis, aga tänasel päeval me ei saa kuidagi unustada seda inimest, kes siin on olnud. Jaan palus mulle, et too esile mõni inimene. Ma mõtlesin, kuidas ma toon seda mõnda esile, kui ma tean, et juba ligi 8000 aastat tagasi leidsid selle saare merest oma vajaduse järgi mõned inimesed, tulles siia kala püüdma ja hülgeid küttima, ja me ei tea täpselt, kaua nad sellel korral siin olid, kui lühike oli see aeg, mida nad suutsid siin saarel vastu pidada, aga kogu aeg on seda rahvast niimoodi väikesel annusel juurde tulnud ja nad on hästi tihedasti ja loomulikult loodusega koos kasvanud ja olnud. Ja kui oli siin sissejuhatuses juttu, et näe, see laagriplatski on 50 aastaga muutunud, no ime küll, kui ei oleks. Aga kui me mõtleme, millised sellised looduse jõud on vahetevahel siit saarelt üle käinud, mis on inimest pannud mõtlema, kui vägev on see kõike hõlmav loodus, teistpidi jälle, mida on inimesed teinud. Et kui me võtame sellised suured mõjutajad, näiteks kui meile tehti Kõpu tuletorn ja raiuti ümbert nii-öelda nägematud alad praktiliselt lagedaks. Ja varsti samal ajal oli meil Hüti klaasikoda ja jälle oli vaja seda puitu ja klaasiahjude kütmiseks ja jälle oli saar oluliselt lagedam kui mõnel teisel alal. Kas need inimesed, kes neid suuri asju rajasid omal ajal, mis on siiani märkimisväärse tähendusega meie Eesti ja isegi maailma ajaloos, sest Hüti klaasikoda oli siin mail esimene ja tuletornist ma ei räägigi, see on praegu peaaegu, et kõige vanem siin mail tegutsev tuletorn veel. Et kõik need asjad on jätnud oma jälgi ja märke ja isegi kui me ütleme, et tulid siia mõisnikud, olgu siis Unger Sternbergid või Delagardid või Stackelbergid, ega nad selle üksiku inimesena ei suutnud teha ära väga suuri asju, aga nad käivitasid protsesse, mis muutsid oluliselt mingil ajajärgul meie inimeste eluolu. Et on see siis suurte mõisate ehitamine, rajamine, üks lesknaine, üle 10 lapse, 13 last oli tal selleks ajaks, kui ta ehitas suure mõisat, kus te eile käisite. No ega ta ei olnud ise seal ilmselt lupja segamas ega põletamas. Aga nii kerkisid siia sellised inimtegevuse märgid ja jäljed, aga seesama hiidlane on hästi osanud ära kasutada heas mõttes, ma eeldan, seda, mis loodus annab. Aga ma usun, et selle tegevusega minnes mõnikord isegi natuke kaugele 18. sajandil märgitakse, et ei tohi enam peaaegu, et puud raiuda, et varsti pole enam aedu ka millestki teha, et nii lagedaks on jälle kõik tehtud, et inimesi on natuke liiga palju, et loodus ei pea vastu. Ja siis võib-olla need, kes oskasid seda märgata, hakkasid reguleerima ja korraldama asju, sest elus on väga erinevaid hetki, kui me võib-olla ei oska teha kõige targemaid otsuseid. Aga mulle tundub seda sama asja, ajalugu ja sündmusi jälgides, et miski nagu hoiab Hiiumaad. Et kui tehakse midagi suurt ja just kui tulevikku vaatavat, siis kui see hakkab muutuma meile ohtlikuks, siis ta lihtsalt kaob ära. Põleb ära, süüdatakse põlema ja ei ole seda. Ja jälle kuidagi loodus tõuseb sellise tugeva väe ja jõuga. Ja loomulikult see vägi ja jõud on kasvatanud ka selliseid loomeinimesi, keda teatakse kaugemale. Aga ma arvan, et sellise looduse loominguga kokku puutuvaid loomeinimesi oli hiidlaste hulgas väga palju, aga võimalused olid kasinad. Ja võib-olla kõige suuremad võimalused tulidki meremeestele ja kapteniks saamine ja ilma nägemine ja selle tarkuse saarele toomine, mis muu maailm pakkus. Et loomulikult me rohkem teame ehk kirjanikke ja kunstnikke ja heliloojaid, et kes ei teaks Rudolf Tobiast või kes ei teaks Ülo Soosterit ja kõigil neil on midagi ka loodusest oma loovingus. Kaljupõllust on täna siin juba pikalt ja põhjalikult räägitud ja selliseid tuntud inimesi on loomulikult saarel kasvanud välja ja rääkimata nendest hulgalistest
suvitajatest, et siin paari sammu kaugusel on ju Jaan Krossi ja Ellen Niidu suvemaja ja siin on valminud kõik need tööd ja kirjatükid suurem jagu. Ja ma mäletan ise oma keskkooli ajast, et no minu suguvõsa on ikka mitmed sajad aastad kõik siit saare pealt ja ma ei saa kuidagi seda juurt siit lahti. Aga ma mäletan ühte kohtumist, kui oli suvepäevad, nii kui need kooli lõpus toimusid, siis tuli Fred Jüssi meile rääkima. Ja see oli minu esimene kogemus sellest, mida tähendab, kui inimene vahendab teisele inimesele loodust ja kuidas ta oskab seda teha. Kõigepealt oli rannast leidnud ühe nastiku, mis oli saanud, ma ei tea, mida temaga oli juhtunud, ta oli peaaegu pool surnud, ta oli haav seal kusagil külje peal ja tuli see nastik niimoodi peos ja ütles, et siin on midagi ilmselt inimesega tegemist ja see oli nii mõjuv meile noortele. Ja siis järgmisel hetkel ta ütles, et ärge siin õhtul nii lärmake, siin Pöösas on linnupesaks, te olete seda märganud oma laagripäevade jooksul. Ja need on eluks ajaks jäänud meelde. Ja nii ma tahangi öelda, et ka nendel inimestel ükskõik mida nad loovad ja mida nad teevad ja mida nad edasi kannavad ja annavad, on ääretu roll, et me kõik mõistaksime, kui vägev on see loodus meie ümber, kus me oma tegemisi toimetame. Et kuna see sissejuhatuse rääkimise aeg on siin hästi lühike, siis me kohtume teiega loodetavasti poole päeva peale Reigi kirikus ja siis me teeme seal ühe sellise väikese kultuuriloolise ekskursi, sest teid on nii paljudes bussides ja paljudes kohtades, et ei ole võimalik igaühega teist juttu vesta ja me püüame seal võib-olla mõned Hiiumaa mõtted ja liinid ja juhtumised ja inimsaatused kokku põimida. Ilusat olemist siin Hiiumaal. Aitäh Helgi Põllule ja ma usun, et nüüd jätkab võib-olla Tiit Leito, sellepärast, et tal on mõned mõtted öelda ja ta ütleb ka seda, mida ta tahab meil tänasel ekskursioonil näidata. Mind te juba nägite ja tervitada ei ole vaja, nime ka ilmselt teate ja loodusest Toomas juba rääkis, mis tema rääkis, vastu vaielda ei ole nagu millegile, aga samas lisada oleks küll. Selles Hiiumaa on eriline selle poolest eelkõige, et ta on saar. Meil on mitu merd, meil on väike ja madal Väinameri ja meil on suur meri lääne pool. Ja meil on ümber Hiiumaa saari mitte vähe, vaid väga palju, üle 200, kuskil 220. Nii et väikesaarte rikkus on juba üks suur rikkus, mis Tooma jutule võiks lisada. Ja sellist saarte rida ja mitmekesisust ja koosluste rikkus, nagu on meil Hiiumaa laiud, sellist Eestis mitte kuskil ei leia, võite täiesti kindel olla. Ja veel ka selline talu, veel õnneks kuidagi säilinud talukompleks Saarnaki laiul, võin ka julgelt öelda, Eestis teist enam üldse ei ole. Nii et selles mõttes on kuhu pilk pöörata ja mille üle mõelda. Ja veel ma tahaks seda öelda, et mille poolest me oleme rikkad, on läbirändavate lindude poolest. Siit käib läbi see suur läbiränne, nii et meie rannikumeri madalad lahed, ka väikesaared on ülimalt linnurikkad ja selle poolest me erineme siiski palju teistest maakondadest, piirkondadest ja nii edasi, nagu seal toodi. Ja ühe lause veel ütleks, et mida nagu viimasel ajal on tähelepanu keskpunkti läinud, et meri ei ole lihtsalt vesi, sõidad üle, kuskil seal all on põhi, ei tea kus ja mis seal on, ilmselt ujub seal ka kalu. Tegelikult on meri väga keeruline, väga kesine ja põhi on ka väga erinev. Ja seda, et see oleks nagu rukkipõld või oleks nagu kartuli või ka maisipõld, et meres on kõik ühtemoodi jaotunud loodusväärtused ja bioloogiline rikkus, see pole nii. Ja tegelikult rikkad on ainult need kõrgendikud, kõige rikkamad on muidugi need paealad ja siis ka liivaseljandikud. Nii et tegelikult, kui me räägime mere kasutusele võttu, siis tähendab, kui me teeme nende madalikele midagi, mis seda ökosüsteemi rikub,
siis see ei ole ainult selle koha, vaid see on tegelikult terve mere mõjutamine ja mina nimetan neid kõrgendikke oaasideks kõrbes ja need on umbes, ma silma järgi visuaalselt on hinnanud, need on ainult 10%. Ja kui me need kinni paneme, siis arvestage sellega palju suurem osa merealast on tegelikult, kus need loomad lihtsalt läbi ujuvad ja ei saa nad kudeda ega ei leia toitu, nii et tegelikult meri väga mitmekesine, on juba õnneks palju uuritud, aga on ka mida hoida, mitte ainult taimeliike ja puidepõõsad. Suur tänu, homme kohtume veel ja siis räägime merest täpsemalt, aitäh! Ja ilmselt me kohtume tänagi veel. Aga nüüd ma annan Kalle Suurajale sõna, sellepärast et tema on üks selline mees Eestis, kes avastab igasugu asju. Tema on ka Hiiumaa uhkuse Kaali meteoriidikraatri Kärdla avastaja. See oli vist 450-500 miljonit aastat tagasi, millal see asi siia kukkus. Kalle, räägi, kuidas sa nägid seda, millal ta kukkus? Nii on parem, jah. Jaan ei tahtnud käest ära anda. Aga nüüd ma ei tea, kuidas Jaaniga on, kas saarlased lähetasid teda, et tal sõnad suus segi läksid Kärdla ja Kaali. Sest nagu öeldakse, suurel Saaremaal on väike, imeväike Kaali, aga väikesel Hiiumaal on ilmatama suur Kärdla. Nii ta on. Ja kuna ilmselt ma teile põhjalikku ülevaadet Hiiumaa geoloogiast ei suuda anda siin, siis piirdun ma mõne faktiga Hiiumaa sünniloo juurest. Tõesti, Toomas ütles jah, et midagi erilist ei ole, aga ma jälle pareeriks seda, et midagi ikka on küll. Hiiumaa on kahtlematult Eestimaa, kui mitte veel suurema regiooni, kõige vanem saar, sest on olemas ümberlükkamatud tõendid, et 455 miljoni aasta eest Ordoviitsime ial, Idavere ajal toimus siin meres ja see on ka tõestatud, sellel kohal oli meri, võimas meteoriidi plahvatus, umbes 200 meetrise läbimõõgadega, asteroidi võib öelda, tabas Hiiumaad selles kohas, kus on tänapäeval ligikaudu Kärdla linn, aga muidugi öelda, et tänapäevas Hiiumaa kohal ei ole päris õige, sest kogu see mandrilaam, mille pea see meri tollal oli hoopis kaugel lõunapoolkeral kuskil Uus-Meremaa kandis. Vot selles kandis sündis siis Hiiumaa saar. Pärast seda suurt plahvatust, oli see järgmine päev või järgmine nädal, täpselt ei tea, avastati ja avastajaid muidugi inimene ei olnud, aga meres olid mingid jälgijad olid, trilobidid ja sellised ujused ringi, et selle kohale oli kerkinud saar. Ka selle kohta on tunnistused üle olemas. Umbes 4-kilomeetrise läbimõõduga rõngas saar. Ja see saar seal meres eksisteeris kuskil umbes 1 miljon aastat. Pärast seda muidugi lained said täist jagu ja ta vajus maapõue sügavustesse. Et siis umbes 455 miljonit aastat hiljem tuleksid ühed uudishimutsevad inimesed ja tooksid ta uuesti inimeste teadvuste. Selline on lugu Hiiumaast, aga täpsemalt mis ja kuidas me võibalt kas täna või homme näeme Soeramail. Seal on meile ilus kena kivimaja ette valmistatud ja kus on siis need lookesed ilusti kirjast. Aga seniks suur tänu teile kuulamast. Nii, aga nüüd, kuna Kalle meid täna kenasti räägib meie ees kivimajast, mis on küll tegelikult palkmaja, aga tegelikult on nii Tiidu kui Kalle
Looming, see maja, seal Soera talumuuseumiga, see on meie ekskursiooni üks selliseid peatuspunkte. Aga ma palun nüüd hetkeks tähelepanu, nimelt 50. juubel puhul me anname üle nüüd, Kalle, sulle Eesti Looduskaitse Seltsi auliikme taldriku. Nii, sa oled nüüd meie seltsi auliige 102. 101. Eile me andsime üle selle taldriku geograaf Heino Mardistele, kes siin esimese kokkutulekul aeg oli teejuhiks ja on paljudele olnud ka õpetajaks. Ja Heino Mardist töötas nimelt aastal 1960–65 ka Hiiumaal, õppis need Hiiumaa asjad selgeks endale, siis ta oli nii-öelda Eilarti lähikondlasena koos Leo Tiigiga 2 geograafi, kes siis nüüd 67. aastal seda seltsi kokkutuleku retkede programmi juhtisid ja rääkisid nii nagu Kalle, sina oled üks nendest koos Tiiduga, kes need täna teevad siin seda asja. Ma arvan, et pidulikud, ütleme sellised sissejuhatavad kõned on hetkeks läbi, kell on vist juba piisavalt. Ma ei tea, aga ma arvan, et saab palju? 12.03, täpselt graafikus. Tund aega oli mõeldud pidulikele ettekannetele, nüüd on aega kiiresti süüa suppi ja ma loodan, et supp on juba kohal. Ja kes ei saa suppi süüa, siis on teine lugu veel, et siin on võimalik ka tutvuda selle Andres Eilarti näitusega paralleelselt ja on ka valmis saanud just kokkutuleku ajaks Jaan Eilarti artiklite võimas kogumik, mis ilmus Ilmamaa kirjastuse poolt mõttelugude sarjas. Te näete, et Asko Künnap on kena särgi kujundanud. Siin on peal siis Kalju Põllu kodalaste motiiv ja Simmo Põlluga kenasti kokku lepitud. See ongi Eesti Looduskaitse Seltsi juubelisärk, seda saab omandada. Kalle Suuraja Hiiumaa loodusmonumentide raamatut on võimalik siis saada. Aga siis juba enne, kui me läheme ühisekskursioonile, siis ma võtan veel mikrofoni ja ma loodan, et vähemalt ütleme tunni aja pärast saame juba minna sellele pikale reisile.